Viha Iraani vastu kasvas pärast seda, kui Donald Trump suunas 49 Tomahawki Ameerika uue surve keskmesse ja muutis Hormuzi väina selle kriisi kõige kuumemaks punktiks sel neljapäeval 2026. aasta 11. juunil. See, mis ilmneb, on lühike, karm ja kalkuleeritud tegevus, et sundida Teherani mõistma, et tagajärgedeta läbirääkimised on läbi. Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid võivad Iraani jõuga rünnata, kui režiim kokkulepet ei aksepteeri, pärast seda, kui Hormuzi lähedal tulistati alla Ameerika Apache helikopter. Samal ajal asus Pentagon survet avaldama. CENTCOM rääkis enesekaitserünnakutest sihtmärkide vastu, mis ähvardasid Ameerika vägesid ja kaubalaevu. Ja Iraan vastas kõige etteaimatavamate ähvardustega. Trump väitis veel, et Iraani juhid otsisid kontakti, kui pommid langesid ja Teheran eitas seda kohe pärast seda, nagu iga nurka surutud režiim teeb, kui peab võimu säilitama. Mis juhtus? Miks sai Hormuzist päästik? Kuidas Trump Iraani nurka surus? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump astus kriisi lihtsa kombinatsiooniga. Piiratud sõjaline rünnak, avalik ähvardus ja avatud uks kokkuleppeks. Tema kõne Valges Majas tegi selgeks, et eesmärk polnud ainult reageerida üksikule juhtumile, vaid takistada Iraani kontrolli alt väljumist. Muudaks läbirääkimised venitamiseks. Reuters andmetel ütles Trump, et Ameerika Ühendriigid ründavad Iraani jõuga, kui rahulepet ei saavutata pärast Ameerika Apache allatulistamist Hormuzi väinas. Ta ütles ka, et läbirääkimised on endiselt jõus, kui Iraan nõustub reaalse mõjuga kokkuleppega, eriti tuumaenergia valdkonnas. Samal päeval rääkis Pete Raksev pärast kohtumist Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse peakorteris Floridas ja ütles, et Ameerika väed ründavad presidendi käsul Iraani võtmetähtsusega rajatisi. Kõige karmim lause oli sõnum, et kui oleks vaja pommidega läbi rääkida, siis Ameerika Ühendriigid oskavad seda teha. See ütlus seletab operatsiooni loogikat. Kokkulepe on endiselt võimalik, kuid Iraani režiim ei vali üksi kriisitempot. Ameerika allikate poolt mainitud rünnak hõlmas sihtmärke, mis olid seotud Iraani sõjalise jälgimise, side ja õhutõrjega. CENTCOM teatas, et täppisrelvi kasutati rajatiste vastu, mis kujutasid ohtu Ameerika Ühendriikide vägedele ja piirkonna vetes toimuvale kaubalaeva liiklusele. Nende sihtmärkide valik on oluline. See polnud juhuslik tegevus. Eesmärk oli vähendada Iraani võimet jälgida, ähvardada ja takistada liikumist Pärsia lahes, ilma et kriis kohe muutuks lahtiseks sõjaks, okupatsiooniks või maismaa sissetungiks. Fox Newsi poolt avaldatud versioon, mida korrati ka rahvusvahelistes väljaannetes, väitis, et Trump mainis 49 Tomahawki raketi kasutamist Iraani sihtmärkide vastu. Osa operatsioonist toimus samal ajal, kui ta jälgis kriike olukorraruumist. Valge Maja jättis poliitilise sõnumi õhku. Iraani režiimil oleks kaks võimalust, kas nõustuda läbirääkimiste tingimustega või tulla toime uute sõjaliste jõudemonstratsioonidega. See on see detail, mis muudab kõik. President ei ilmunud Iraanilt vabandust paluma. Ta ilmus välja öeldes, et soovib endiselt kokkulepet, kuid see kokkulepe ei tule nõrkuse tõttu. Iraan reageeris, püüdes muuta Hormuzi väljapressimise keskpunktiks. Revolutsiooniline kaardivägi ja Iraani meedia rääkisid väina sulgemisest ning rünnakutest Ameerika sihtmärkide vastu piirkonnas. Samuti teatati hoiatustest Bahreinis ja ajutisest õhuruumi sulgemisest Kuveidis, samal ajal kui Iraan väitis, et on tabanud Ameerika Ühendriikidega seotud rajatisi. See reaktsioon näitab, et Teheran püüdis vastata seal, kus ta arvab endal olevat kõige rohkem jõudu. Piirkondlikud baasid, kaubateed, nafta ja ülemaailmne hirm. Kuid see käik paljastas ka režiimi nõrkuse. Kui ühe riigi vastus on ähvardada maailma kaubandust, tunnistab ta, et peab kasutama kaost, et teda kuulataks. CENTCOM vaidlustas iraanlaste versiooni Hormuzi kohta. Kui Teheran rääkis täielikust sulgemisest, siis Ameerika väejuhatus kinnitas, et kaubalaevad jätkavad Hormuzi väina läbimist. See kontrast on poliitilise tõlgenduse seisukohalt oluline. Iraan soovis jätta mulje täielikust kontrollist. Ameerika Ühendriigid tahtsid näidata, et see meretee ei kuulu Iraani režiimile ning et meresõiduvabadust kaitstakse endiselt.
Alates aprillist oli CENTCOM ise juba teatanud blokaadidest Iraani sadamatesse sisenevale ja sealt väljuvale liiklusele, kuid säilitas laevanduse, mis oli seotud mitte Iraani sadamatega. See tugevdab Ameerika loogikat, survestada režiimi, kuid mitte anda Teheranile võimu maailma sulgeda. Trump väitis ka, et Ameerika Ühendriigid aitasid salaja üle 100 miljoni naftabarreli Hormuzi väinast läbi toimetada. Reuters salvestas selle ütluse ja teatas, et energeetikaminister Chris Wright ütles kongressile, et naftavoo suurenemine väinas toimus Ameerika sõjalise toetusega. Trump kasutas seda väidet, et kaitsta oma tegevust, öeldes, et see aitas hindu kontrolli all hoida ja takistas veelgi suuremat šokki turul. Tavainimese jaoks on see detail olulisem kui paljud kabinetianalüüsid. Hormuz ei ole lihtsalt kauge koht kaardil. Kui Iraan ähvardab seda väina, ähvardab ta kütust, veohindu, inflatsiooni ja elukallidust mitmes riigis. Iraani eitamine kontaktide kohta Trumpiga tuli kriisi ajal mängu kui osa mainesõjast. Trump ütles, et Iraani ametnikud helistasid rünnakute ajal ja palusid pommitamise lõpetamist. Teheran eitas seda kiiresti. Külm loogika ütleb lihtsalt: režiim, mis elab Ameerika vastasest propagandast, ei tunnistaks vaevalt rünnakute ajal, et otsis Washingtoniga kontakti surve leevendamiseks. Eitamine on mõeldud sisepublikule, söörv on mõeldud reaalsele maailmale. Ja reaalses maailmas pidi Iraan toime tulema rünnakute, uue sõjalise vooru ähvarduse, Katari vahenduse ja veelgi suurema mõju kaotamise riskiga läbirääkimistel. Katari kohalolek vahendajana näitab, et diplomaatia pole surnud. Reutersi ja Axios'i andmetel tegutsesid Katari läbirääkijad selle nimel, et hoida poliitiline lahendus avatuna isegi pärast rünnakuid. Operatsioon oli karm, kuid see ei sulgenud kokkuleppe ust. See muutis jõudude vahekorda läbirääkimistel. Iraan venitas, katsetas piire ja lootis aega võita. Ja Trump vastas, nii nagu jõule toetuvad režiimid mõistavad, pannes selle eest kohe maksma. Israel astus sellele mängulauale ettevaatlikult. Hiljutised reportaažid viitasid Jeruusalemmas murele selle üle, kui kaugele Trump lubaks Iisraelil võtta uusi samme Iraani vastu. See aitab mõista veel ühte Ameerika käigu aspekti. Trump ei tahtnud lihtsalt lubada kontrollimatut eskaleerumist. Ta püüdis koondada surve Washingtoni kätte. Seda tehes asetas ta Ameerika Ühendriigid tempo määrajaks, hoidis liitlasi tagasi, kui pidas vajalikuks, ja andis Iraanile mõista, et läbirääkimisi peetakse valge majaga, mitte mitme korraga avatud rindega. Ka ajalooline tegur mängib rolli. Iraan tunneb hästi Ameerika kohalolu mälestust Pärsia lahes. 1988 aastal. Operatsioonis Praying Mantis Ameerika Ühendriikide merevägi ründas Iraani sihtmärke pärast rünnakut fregatile USS Samuel B. Roberts. Selle episoodi õppetund on alati Teheranis meeles olnud. Kui mereväekonflikt liigub ähvarduselt otsese kokkupõrkeni, võib Iraani jaoks hind olla väga kõrge. Trump kasutab seda strateegilist mälestust tänapäevasel viisil. Nüüd droonide, radarite, õhutõrjesüsteemide, tiibrakettide ja reaalajas infosõjaga. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.